Tere! Tuleb läbi kanaldusena selline informatsioon, võib-olla kellelgi on see hetkel kasulik mingil moel või taipamine, kinnitus, see sõnum tuleb kollektiivist. Nimelt siin on keegi karmaatiline side, karmaatiline maskuliin, kes on siis nii-öelda loonud sellise dünaamika, kus ta on öelnud ühele feminiinile, et ta on player, see karmik. Feminiinile on öelnud, et let's play as couple, et mängime siis nagu paari avalikult, et see äratab teise feminiini, keda ma tahaksin oma partneriks. See aktiveerib teda, et mängime seda mängu. See feminiin 1 oli sellega nõus, läks mänguga kaasa, kuid ta ei teadnud seda, et tegelikult see maskuliin teadis, et ta tegelikult tahaks olla koos feminiin 1-ga, aga ta teab, et feminiin 1 ei soovi seda ja sellepärast ta tegi seda nagu teatud nagu kuidas öelda, sellisel nagu sellepärast ta soovis sellist mängu nagu teha, et manipuleerida, et tegelikult ta ei oldki huvitatud feminiin 2-st, vaid tema eesmärk oligi algusest saati feminiin 1. Aga ta mängis seda twisted it like this, et jääks mulje, nagu ta oleks huvitatud feminiin 2-st, kuid tegelikult ta oli algusest saati huvitatud ainult feminiin 1-st. Ja sellest tähelepanust, et feminiinid aktiveeruvad. Kuid, mis on see, et feminiin 2 ei aktiveerunud sellele, vaid ta sai aru, et eemaldus sellest trianglist ja mäng kukkus läbi. Ja seda enam, et see mäng läks selliseks, kuidas öelda, see mingi aeg töötas, see manipulatsioon feminiin 1-ga isegi. Ehk siis nemad hakkasid semmima ja see tegelikult oligi maskuliini eesmärk. Ta jättis feminiin 1-le mulje nagu et ta on huvitatud feminiin 2-st, kuid tegelikult ta oli alati feminiin 1-st huvitatud. Ja see mäng oligi mõeldud selleks, et nemad jääksid kokku. Et ta tegelikult manipuleeris mõlema feminiiniga, et saada oma eesmärk täidetud, mis muidu varem ei ole õnnestunud. Feminiin 2 nägi selle kohe läbi, ja ta ei olnud huvitatud, nägi, et nägi selles mõttes, et nägi selle maskuliini tegeliku kavatsuse läbi. Aga hea uudis on see, või mis see hea uudis, õppetund on õpitud, et tegelikult nii kui feminiin 2 huvi täiesti nagu läks muudele asjadele, siis feminiin 1 sai sellest ka ressurssi. Neile mõlemale meeldib, nad ihkavad võimuvõitlust. Tegelikult feminiin 1 nõustus selle mänguga sellepärast, et talle meeldib võrrelda, võistelda, talle meeldib võimuvõitlust. Neid ühendabki tegelikult võimuvõitlus. Et need on nagu superpaar selles osas. Aga feminiin 2 näeb, et divine couple counterparts nad ei power fight'i, nad ei võitle, võimuvõitle.
et sellepärast tal huvi nagu väga kiiresti nagu kadus ja sai aru sellest, et see ei ole tema cup of tea. Aga kui Feminin 2 läks ära, siis Feminin 1 huvi ka lahtus. Sellepärast, et ta ei saanud seda, ta mõtles, et talle meeldis see, kui keegi oleks näiteks kade ta peale või võimu võitleks temaga. Aga Feminin 2 polnud üldse huvi selle. Ta nägi, et nad on sellised draama queenid mõlemad. Et ja lahkus. Ja tegelikult Feminin 1 aktiveerus ise sellest. Nad mõlemad aktiveerusid, sest see nende mäng ei läinud läbi. Ja nende niisugune nagu maskid langesid. Nende tähtsus ei saanud toitu, nende ego ei saanud toitu. Ja juhtus see, ega õppetund sai õpitud. Ma leian, et Divine või see Feminin 2, kes on suure tõenäosusega Divine Feminin. Kui nemad arvasid, et nad teevad õppetunni Divine Femininile ehk Feminin 2-le, siis tegelikult juhtus vastupidine. Divine Feminin ehk Divine 2 tegi suure õppetunni neile, näidates, kui ebaküpsed nad on. Ja tegelikult juhtus nii, et kogu mäng kukkus seeläbi läbi, sest nad ei saanud ressurssi Feminin 2-lt. Feminin 2 ei läinud nende mänguga kaasa. Nägi selle läbi, et sooviti lihtsalt oma kasupüüdlikult Divine Feminini ressurssi, et ta reageeriks, eks ju. Toidaks nende egosid. Aga kuna ta seda ei teinud, siis tegelikult ka nemad läksid omavahel lahku, tülli. See mäng kukkus läbi ühesõnaga. Ehk see karmaatiline maskuliin tegelikult ei saanud ei üht ega teist. Ta jäi tühjade kätega ka ise. Ja tegelikult igasugune usaldusväärsus või selline on kadunud, nii et nagu selles mõttes ta sai päris korraliku õppetunni. Ja ta ei saanud ei üht ega teist, sest ta mängis. Ja ma arvan, et Divine või see Feminin 1 arvatavasti siiamaani ei ole saanud aru, et temaga tegelikult mängiti. Aga huvitav on ka see, et see karmaatiline maskuliin tahab seda Feminin 1, aga Feminin 1 tegelikult võimu võitleb selle maskuliiniga. Alandab, võimu võitleb. Ehk ta on küll naine, aga ta mängib meeste mänge temaga. Ehk siis meeste maailma mänge temaga. Sellepärast Divine Feminin ehk see Divine 2 nägi selle läbi ja mõtles, et nad on täiega ideaalne paar oma vahel. Et I'm off. Et ma lähen vaatan, mis seal huvitavat on, et ma siin teen oma projekte või asju või vaatan. Mulle meeldivad sellised suhted, kus ei ole sellist võimuvõitlust ja on emotsionaalne heaolu ja ausus ja emotsionaalne küpsus, intelligentsus kohe alguses. Et kui juba tulla alguses sellise mänguga või strateegiaga, see ei vea. Ja see on niivõrd dünaamiliselt oli üles ehitatud peen manipulatsioon, et saada tähelepanu. See on väga suur ebaküpsuse märk tegelikult. Et sellised inimesed, isegi kui nad jõuavad suhtesse, nad ei vea pikalt sellepärast, et neil puudub selline, sest neil on üledomineeriv enesetähtsus ja tähelepanu vajadus. Et ausus ja austus on see, mis, ja mitte pealiskaudne, mitte manipuleeriv ausus ja austus. Et siin nagu on suur erinevus, mitte vaenulikkus. Et
siin, kui kedagi kõnetab, see on kollektiivilise muster. Võib-olla see avab kedagi, kes on sellises dünaamikas hetkel. Et see on reaalne, et usalda ka kontrolli. See divine feminine ehk feminine 2 võib olla sulle sõnumi toojaks, et sa mõistaksid neid asju ja eraldaksid küpsuse ja ebaküpsuse mustrid ja mängurluse ja tõelise mustri. Feminine 2 ammustas selle pähkli väga ruttu läbi. Ja kusjuures maskuliin arvas alati, et oli täiesti veendunud, et feminine 2 läheb õnge. Ta enese tähtsus oli nii suur, et ta isegi ei mõistnud, et see võib minna täiesti teisiti. Et ta oli pimestatud oma enese tähtsust, et ta kunagi ei pööraks selja või et need mõlemad nagu tahaksid teda, aga tegelikult see ei ole päris tõde. Et go do your healing and then siis vaatame. Mitte selles mõttes divine feminine 1 võib-olla tahab teda tagasi, sest nad on väga sarnased, aga feminine 2 kindlasti mitte. Tema ülesanne oli, nemad arvasid, et nemad teevad õppetunni divine feminine'ile, feminine 2-le, kuid little did they know. Tegelikult oli vastupidi. Loodus määras, et tema teeb neile õppetunni. Teda arvati olevat väga naiivne. Aga tegelikult olid nemad ise naiivsed ja ebaküpsed. Ehk siis nad projitseerisid midagi, mis on nende enda teemad. Ja see mäng ei läinud läbi, sest divine feminine alati peegeldab tagasi inimeste varjud. Ja see sugugi ei meeldi inimestele. Aga see võib-olla ongi mingi hingeõppetunnid, isegi kui me ei tea teineteist. Loodus kuidagi paigutab seda nii. Nii et ämber, mis nad tahtsid teha teisele, juhtus neile endile. Nii et see ongi see, et kui sa tahad kõike ja kõiki, sa ei saa mitte midagi tegelikult. Ja sellepärast ongi väga tähtis enesearengu teekond, et sa tuleksid enda keskmesse. Alustaksid sealt. Selline õpetlik lugu sulle. Kõik inimesed ei ole inimlikud. Väga palju on sellist enesetähtsust ja tegelikult 2026 aasta toob seda, võimendab seda. Sest liidri aasta tuleb ja kõik liidrid ei ole väärt liidri rolli. Väga palju tuleb selliseid uusi, veel niisuguseid nagu rohelisi, impulsiivseid ja nad ei kesta kaua, nad lihtsalt näitavad oma väge korraks ja saavad oma õppetunnid ja teised saavad oma õppetunnid, nagu globaalselt on. Te vaatate globaalselt ka, et see, kui on palju raha, tegelikult veel ei tee sinust küpset liidrit, näitab globaalne olukord. Väga ebaküps liider, mina isiklikult ei usalda sellist. Mina ei järgi ebaküpset liidrit. Ma pigem järgin iseennast, olen sõltumatu, kui järgin ebaküpset liidrit, nagu globaalselt on. Ja seda globaalne lood tahavadki tegelikult meile õpetada, et me seda teeksime, et me usaldaksime iseennast. Ebaküpse liidri järgimise asemel või kes tahab liialt kontrollida või võimu võidelda või.
Tõeline enesekindlus algab sisemisest rahust, kui sa nagu ei vaja seda tasakaalust. See oli minu sõnum sulle täna. Ma tihti räägin kõrgematest hingesidemetest, ka mitte liiga ilustatud viisil. Aga ja ma leian, et see on pigem mu kuulajatele, vaatajatele, lugejatele nagu sobinud, selline autentsus. Ja selline nagu selline suhtlus on väga tähtis. Mind väga häiris viimati ühes telesaates, kus koolipsühholoogid õhutasid, et usaldage oma lapsi kooliga, et ärge sekkuge, ärge rääkige kaasa. Öeldi, et vanemad on kollektiivis aktiveerunud, et nemad ei usalda koolisüsteemi või õpetajaid või psühholooge või teemasid. Aga minu jaoks jääb mulje see, taheti nagu ühesõnaga kontrollida seda, et laps jääks koolisüsteemi ja vanem ei sekkuks, ei tee koostööd, ei räägi kaasa, eralduks sellest, et lase meil teha oma tööd. Oli seal kollektiivile jutt, et usaldage meid. Aga see usaldamatus tulebki sellest, kui on ebaküpsus või liigkontroll või ühesõnaga see, et vanemad kollektiivis aktiveeruvad, ei usalda enam koolisüsteemi või õpetajaid. Sellel on oma põhjus, kui kollektiivis nii paljud seda teevad, mida need psühholoogid siis üles tõid. Ja see on sellepärast nii, kuna nemad on oma hariduse saanud ohver-agressor dünaamikas. Nad on läinud seda õppima arvatavasti suure tõenäosusega sellepärast, et neil on olnud mingid draamad, suhtedraamad ja nii edasi. Ja nad on läinud seda niimoodi, et nagu maailma päästma sellega. Aga see on see, et see koolisüsteemid ja üldse süsteemid, väga paljud süsteemid hetkel baseeruvad ohver süüdistaja pääste dünaamikas ja sellepärast inimesed enam ei usaldagi. Nad tahavad, et nende lapsed räägivad nendega ja vanemad tahavad ka kaasa rääkida. Ja minu meelest on see väga eluterve, aga mind hämmastas see, et kollektiivile öeldi, et mitte ei õhutata, et vanemad ja kool ja lapsed teevad koostööd, vaid et tahavad ära lõigata. Minu jaoks on see täielikult kontrollimine. Ehk kontroll hoida vana süsteemi ülal. Aga tänapäeva sellepärast ongi vanemad aktiveerunud, sest uues ajas, kuldajastus ei lubata enam lihtsalt öelda, kuidas asjad on, vaid inimesed on intelligentsemad, teadlikumad ja sõltumatumad ja iseseisvad. Nad tahavad kaasa rääkida, et maailma paremaks muuta, et luua uut süsteemi nii, et kõigil oleks hea. Et mind hämmastas see, et ärgitati telesaates kollektiivile, et justkui nagu need vanemad oleksid pahad, kes tahavad kaasa rääkida, kes ei usalda, sest nad näevad, et seal on mingid ebakõlad süsteemis, et isegi kivad ja need ei tööta. Mingi muutus on vaja ellu luua ja mitu pead on mitu pead. Vanematel on õigus tulla rääkima, kaasa rääkima sellistel teemadel ja lapsed kindlasti peaks rääkima oma vanematega, mis koolis toimub. See on läbipaistvus, see on ausus, see on areng. Ja seda õhutada, et ärge tulge kooli kaasa rääkima või kaasa mõtlema, see ei ole õige. See ei ole õige suhtumine. Tänapäeva maailmas evolutsioon on see, et me kõik vaatame koos neid asju. Õhutada niimoodi, see on tegelikult kontrollile allutamine. Lihtinimese kontrollile allutamine. Ärge rääkige kaasa, ärge sekkuge, usaldage meid pimesi. Teie arvamus ei loe, ärge kuulake oma lapsi, ärge kuulake oma vanemaid. Ei, see, et laps tuleb, räägib kodus vanemale, kuidas asjad on päriselt. Ja vanem aktiveerub sellest ja tahab kaasa rääkida ja kaasa mõelda ja tahab nagu koostööd teha.
et luua parem keskkond. See on väga see peaks olema A ja O praeguses maailmas. Ja see saab olema nii. Seda ei saa kontrollida, sellepärast et kuldajastu soosib seda. Nagu sa näed, nad tõid selle esile kui probleemi, et vanemad ei usalda või vanemad on rohkem kaasa hakanud rääkima. Nad aktiveeruvad sellepärast, et neil on villand sellest süsteemist, mis on jäänud vanasse kinni, mis enam ei toimi. Sellepärast on nad aktiveerunud rohkem. Sellepärast kollektiiv aktiveerub. Nad tahavad ka kaasa rääkida, nad tahavad ka muutustele kaasa aidata, et igal ühel oleks hea. Vana süsteem seda ei toeta ja vana süsteem tahab ennast ülal hoida ja sellepärast sellises saates kutsuti üles, et neil oleks suurem kontroll. Ei, minu sõnum sulle on see, ära allu sellele. Ja ära ka vastandu, aga jätku järjekindlalt, jää endale kindlaks ehk räägi kaasa, ole aktiivne, ära pimesi usalda, sest sinu lapse heaolu on määrav. Sina ja sinu laps on tähtsamad kui vana koolisüsteemi kontroll. See niikuinii murdub, see näitabki, et juba on murdunud, et kollektiiv on juba pimesi usalduse asemel hakanud rohkem kaasa rääkima iga lapse vanem ükshaaval. Ja see on hea. See näitab seda, et pähkel on juba mõranenud, sealt hakkab idanema midagi uut, rohelist, midagi võimast, uus tammepuu, kus kõigil on kindel ja hea ja tore. Ka mina olen oma leheküljel rääkinud kaasa kooli teemades. Nii koolisöögid, ma olen vist 3 korda suuremat videot teinud, kui sa vaatad läbi aasta. Ja tegelikult on minu sõnavõtud loonud muutust. Minu nooremal pojal koolisööklas muudeti menüü näiteks paremaks. Hiljuti ma rääkisin ka see Tere kool, eks ju, siin selle hooaja alguses rääkisin kaasa. Ja ma räägin seda ilustamata, sest ma näen, et aeg on küps. Ma näen, et vanemad ise niikuinii, ma räägin midagi, mis tegelikult on tagasi hoidnud kogu kollektiiv. Mina lihtsalt julgelt väljendan seda, et muutused saaksid alguse ka. Aitaksin kaasa, toetan. Ma ise olen ka aktiivne lapsevanem ja räägin kaasa aktiivselt. Ja isegi kui mulle on öeldud, et ära räägi kaasa, siis ma ikkagi olen kaasa rääkinud, sellepärast et mul on tähtis mina ja minu laps. Et iga indiviid peab ka kaasa rääkima. Ja õpetaja amet ei ole ainult akadeemiline. Õpetaja peaks tegelema ka oma sisedünaamikaga ja ka koolipsühholoogid väga tihti, nad kuulavad lood ära, aga tegelikult nad jäävad mõttesse, sest nad mis on nende suurim takistus, on see koolipsühholoogidel või üldse psühholoogidel tänapäeval. Neil on kõrgharidus ja nad kuulavad probleemi ära, ma olen tähele panda maailma vaadeldes siis, jah, nii koolis kui ka täiskasvanute maailmas. Nad kuulavad probleemi ära, teise inimese probleemi ära ja selle asemel, et hakata koos lahendust otsima, ta jääb mõttesse. Ta jääb mõttesse, sest tegelikult on saanud faktid ja teooriad ja need inimesed, kes tema juurde tulevad, kuna ta ei ole teinud tegelikult end sügavalt sisetööd. Ta on läinud otse Maid ülikoolist basically inimestega töötama. Aga inimesed peegeldavad talle tema lugusid. Ja kuna ta ise ei ole süvatööd endaga teinud, siis kogu aur läheb tal teiste kuulamisele ja enda teemade protsessimisele. Sellepärast tal ei ole võimalik teisi abistada või lahendusi leida. Selliseid lahendusi, mis on alalised või konflikti lahendus või mingi, sest ta läheb kogu aur enda teemade, mis ta peegeldusena ta ei ole sellest teadlik. Holistiline teraapia tegeleb ka iseendaga kui tõeliselt sügavuti endaga.
et sa mitte ainult teooria baasil, fakti baasil, vaid su integratsioonitöö, su sisemine laps, su sisemine perekond, varjutööd, sisemine naine, mees, ühesõnaga sisemine terapeut, on ju. Mu mõte on see, et kui inimene ei ole teinud süvatööd iseendaga, siis kogu aur läheb tal tegelikult, mis kliendid peegeldavad talle, on see siis laps või täiskasvanu, peegeldavad talle, läheb tegelikult, kogu aur läheb tal iseenda teemade protsessimisele, seega tal ei olegi tegelikult klaarset või selget visiooni lahenduseks, sest ta on ise enda sees protsessib neid ohver, süüdistaja, päästja mustreid. Ja see ei ole jätkusuutlik. See tähendab seda, et nad tegelikult peaksid ennast veel arendama, see on elukestev õpe niikuinii. Ja ma olen näinud seda korduvat mustrit ja seda on mulle peegeldanud, ma ei ole ainuke, kes seda on näinud. Ja lihtsalt vaikides protsessivad oma asju. Seega nad toidavad oma mustreid ja nad ei aita lahendada konflikti alalist lahendust, ei tule kliendile ega ka talle, sest tegelikult sai räägitud küll mure välja, aga protsessimine jäi ja toitmine jäi. Kinnitusi lihtsalt saadi, aga lahendust ei ole. Vot see on üks suur probleem ja see on nii veider, sellepärast, et tänapäeva maailmas on võimalik, et kui üks lahendus ei tööta, siis teine. Võtta teine. Ja mis mõtet selle on mämmutada mingit teemat ringiratast, selle asemel, et see vabastada. Aga keegi, kes on teinud oma sisetööd, saab olla ressursiks kliendile, et mingi probleem või grupile või kliendile, üksikisikule või grupile, et probleem saaks lahendatud. See saab olla ainult siis, kui on sügav integratsioonitöö tehtud. Mitte ilu pärast, mitte raha pärast, mitte aja pärast, mitte enda mustrite toitmiseks, kinnituse saamiseks. See ei vea ja sellepärast usaldus ongi kadunud. Me küll kuulame ära, aga me tegelikult ei kuula. Ja me tegelikult ei leia lahendusi. Ja siis öeldakse meile, usaldage meid, meie teame, meie kontrollime. Vanemad on sellepärast upset, sest lahendusi ei ole. Ja see on juba piiride rikkumine. Kui öeldakse, usalda meid, aga tegelikult küpselt või alaliselt lahendust, konflikti lahendust ei ole. Aga mitu pead on mitu pead. On hea rääkida nendel teemadel. Ja kui keegi on kirglik sellel teemal, siis ta lihtsalt armastab oma last. Siis ta lihtsalt tahab, et uus saaks alguse. Sest tal on villand vaadata, kuidas ringiratast mämmutatakse ühte teemat ja mitte midagi ei juhtu. See ongi ohver, süüdistaja, päästja muster, mis on eelnevate põlvkondade käilatud muster ja see tahab tegelikult vabaneda. Aga mis meile telesaates öeldakse, usaldage meid, me käilame seda mustrit, teie tahate seda vabastada, aga see muudaks kogu meie varasemat plaani. Aga see ei ole okei. See ei ole armastus. Tahtsin ma öelda. Muutusin väga kirglikuks sellel teemal, see on mulle südamelähedane teema ja kui sa kuulad ridade vahelt, siis tegelikult kuldajastu tahab areneda välja nendest mustritest. Tahab kollektiiv, mu teejuhid, loodus läbi minu sulle juhatada. Kontroll enam ei tööta. Inimesed tahavad kaasa rääkida, nad on teadlikumad. Nad on teadlikumad. Ja kui see sind kõnetas mingil moel, siin tuli nüüd 2 lugu tuli kokku. Kooliteema ja siis karmaatilise suhte niisugune
mängud, võimuvõitlused, mis on sama, nad on tegelikult ühe teemal ohver, süüdistaja, päästja, mis tegi Divine Feminine ehk Feminine 2, ta ei käilanud selles mustris, ta vabastas ennast ohver, süüdistaja, päästja mustrist, millesse püüti teda trikitada või lõksu meelitada. Ta oli teadlikum, ta lasi lahti sellest ja kõige suurem võitja selles loos ongi tema tegelikult. Sest ta ei käilanud selles, ta ei läinud selle lõksuga kaasa. Väga paljud on sellistes teemades ja ka väga paljud murravad ka välja sellistes teemades globaalselt, sellepärast et teadlikkus tõuseb, vibratsioon tõuseb, inimeste vajadused või standardid tõusevad, nad mõistavad, et nemad ei taha sellistes kolmnurkades, ohver, süüdistaja, päästja, kannatuste kolmnurkades olla. Et isegi kui öeldakse, et televisioonis ja inimeste poolt, keda võiks usaldada, isegi kui nemad tahavad, et see kolmnurk jääks, ärge sekkuge, usaldage seda kolmnurka, kannatuste kolmnurka. Ei, aitäh. Ja vanemad ja kool ja lapsed võiksid teha siiski ühist sünergilist koostööd. Seda näeb uus maailm ette, kuldne ajastu. Et kui keegi tuleb vastupidist väitma, on siin midagi väga mäda. Ja on hea seda ikkagi järjekindlalt endale kindlaks jääda, kaitsta oma õigusi ja mitte vastandudes, aga järjekindlalt, rahumeelselt püüdes leida ühiseid lahendusi, et teil on õigus olla kuulatud ja kaasa mõelda ja kaitsta oma last ja kuulata oma last ja mõista, et kui midagi on valesti, siis on vaja sellest rääkida koheselt, mitte lasta sellel vinduda. Pane like, kui see sind kõnetas, julgustas, andis sulle mõista, et sa ei ole olnud vale, kui sa oled kaasa rääkinud. Vastupidi, ma toetan ja tunnustan seda, kui vanemad mõtlevad kaasa ja teevad kaasa. See näitab armastust, hoolimist, kirge ja õiglast suhtumist oma inimeste suhtes. Mitte lasta endaga manipuleerida. Ole hoitud, ole kaitstud sina ja sinu inimesed.